tere taas kõik Delfi TV vaatajad, oleme taas siis otsepildis teie ees ning algamas on tänase päeva ja kogu ralli, tänase päeva 5. kogu ralli 6. kiiruskatse. Ja see on tänase päeva ka kõige kiirem katse, täna on siis sõidetud korra. Hommikul alustati 13,5 kilomeetrise katsega Kengul, siis 10,48 kilomeetrit Raiga esimene läbimine. Pärast seda Kengu teine läbimine ja siis kohe otsa ka Raiga teine läbimine ja nüüd oleme siis sellel 6. kiiruskatsel, millel pikkust 29,97 kilomeetrit. Esimene auto saab rajale kell 14.49 ehk hetke pärast see peakski juba ka juhtuma. Ja see on siis see rüüakatse, kus on ka võimas hüpe ja just siin hüppe juures on ka meie kaamerad ning loodetavasti me näeme siin siis päris korralikku andmist. Igal juhul ralli on alanud intrigeerivalt ning võime kohe öelda, et Lukjanuki elu ei ole võib-olla nii lihtne, kui ta ise oleks arvanud, ehk lätlane Ralf Sirmats, siis eelmise aasta selle ralli juuniorite sarja võitja, on päeva hommikupoole teises pooles korralikult vastu hakanud. Katsevõidud hetkel on 2-2 tänasel päeval, kui me kokku loeme katsed, läbitud katsed. Ja Lukjanuki edu Sirmatsi sees on 6,8 sekundit. Väga hästi on liikunud ka Egon Kaur ning tema siis oma uue kaardilugeja Simmiga on kaotamas 15,4 sekundit ja on hetkel absoluutarvestuses 3. kohal oma siis Mitsubishi Lancer Evo 9-ga. Kahjuks on raja äärde jäänud Siim Plangi, kellel oli siis erinevaid probleeme, kõigepealt rehvi purunemine ja 4. kiiruskatsel läks autol sidur, nii et Plangi on üks, kes on selle ralli hetkel nüüd juba katkestanud. Ja kui me katkestajaid veel siin vaatame, siis Jaromir Tarabus, Daniel Trunkat said siis sõita vaid eilse katse, siis olid mehaanilised probleemid ja natukene nagu sai eile vaikselt ennustatud, et Jaapani poistel saab olema siin päris keeruline ja nii ka oli. Takamoto Katsuta teisel katsel keeras oma auto üle katuse ja Daniel Barrettiga koos see Ford Fiesta R5 raja äärde jäi. Meeskonnaga endaga on kõik korras, nii et sellega probleeme ei ole, aga esimene auto tuleb siit ja see on siis Mait Maarand, mees, kes sai eile valida oma seda stardipositsiooni küll viimasena, aga valis ära ja kurtis siis ka täna hommikul, et väga pehme oli sõit ja tema oli siis see esimene mees, kes teid puhastas ja varasematel katsetel siis historiikaauto mehed ka peale ei käinud. Ja nüüd siin on nüüd historiikud 2 korda juba läbi tulnud ehk natukene võib-olla on ka Maarendil parem sõita. Hetkel on nad siis absoluutarvestuses 35. kohal ja kaotavad 9 minutit ja 57 sekundit. No siin on olnud igasuguseid erinevaid probleeme nendel. Aga aina kiiremaks hakkavad siin mehed minema ning järgmisena ootame siis Ford Fiesta R5-ga sõitvaid poolakaid Toomas Kasperšõki ja Damian Sütüt, kes peaksid saama siis 2 minutit pärast Maarendit oma stardi ja kui me vaatame, kus siis need mehed pesitsevad ralli üldarvestuses, siis ka ega neil midagi head ei ole. Selle 5. katsega said nad kirja 10. koha. Aga kokkuvõttes on nad siis ka rallil 29. positsioonil, nii et probleeme on neil ka olnud ja oli neid probleeme neil tegelikult juba ka eilsel Tartu linnakatsel. Aga see on siis täna siis tõesti see katse, kus eeldatavasti ikkagi mingid vahed nüüd sisse sõidetakse. Kui me räägime veel paremusjärjestusest, siis Egon Kaurist oli juba juttu, kui siit nüüd Kasperšõk tuleb ja oma etteaste teeb. Kaur siis 3. kohal 15,4 sekundit kaotust. Kajetanovic on hetkel 4. kaotus 17,1 sekundit. Rainer Aus, Simo Koskinen 29,7 sekundiga on nemad
5. positsioonil ehk et kaotavad Lukjanukile napilt alla 30 sekundi ja siis on väikene paus ehk väikene vahe on sees. Raul Jeets ja Andrus Toom on 53,7 sekundi kaugusel ja hoiavad siis 6. kohta. Tartu mehed, kes oma parimal Lõuna-Eesti rallil ongi 6. lõpetanud, tulid siia päris suurte plaanidega tegelikult ka ikkagi poodiumi kohta rünnata ja midagi pole kadunud, kõik on meil ju võimalik. Aga Jeets ise ütles hommikuse poole kohta küll ka, et alustas liiga ettevaatlikult ja ei teadnud, milline see auto pidamine üldse olla võib ja arvas, et päeva teine pool tuleb natukene parem, natukene kiirem. On jäänud siis veel üks jaapanlane siia karusselli sõitma ja see on siis Hiroshi Arai, kes samuti tegelikult siin tänase päeva jooksul ühe korra oli ikkagi juba väga-väga lähedal sellele, et ka tema ralli jääb pooleli, suutis 4. katsel auto läbi ime rajale tagasi tuua ja hetkel siis temal kaotust 58,6 sekundit ja Arai on rallil 7. positsioonil, aga seesama katse siin, see ligemale 30-kilomeetrine katse, see tuleb ka nüüd ikkagi väga distsipliiniga sellel mehel läbi sõita, et rajale jääda. Colton Pleskot, Poola paar on hetkel 8. kohal, nemad kaotavad siis vaid 0,1 sekundit Araile ja seal seda vahet praktiliselt ei ole ning suurt rõõmu teeb loomulikult ka meie noore sõitja Mikko Niinemäe etteaste ja Mikko on siis hetkel absoluudi 12, aga loomulikult oma sarja ehk juunioride sarja hetke liider on tema. See mees, kes siit hetkel teie eest läbi tuhises, on ralli auto number 11 Lukas Habai ja Piotr Voss. Ford Fiesta R5 on nende poolakate istumise all ning Habai Voss on ralli üldarvestuses 9. positsioonil, kaotavad siis hetkel 1 minut ja 4 sekundit Aleksei Lukjanukile. See järjestus on siis paika valitud eile ennem pärast seda kvalifikatsioonikatset. Eilsel linnakatsel sõideti veel rahulikult sellises järjestuses, nagu stardinimekiri ette nägi, aga siis see kvalifikatsioonikatse andis võimaluse valida. Ja ka järgmisena ootame siis Poola paari siia. Aron Domžala, Šaimon Gospodarčuk peaksid tulema siis Mitsubishi Lancer Evo 10-ga siia meie ette ja pärast seda siis kohe ka Rainer Aus ja Simo Koskinen. Ka Raineril oli täna 4. katsel natukene probleeme, no mitte probleeme, aga ikkagi võttis põllu pealt lisa, kuid enda sõnul midagi sellist ohtlikku tegelikult ei olnud. Ja Rainer ka sõidab siin tõusvas tempos. Kaks minutit on siis startide autode vahe siin esimese 5-14 autoga. Pärast seda peaks minema vahed minuti peale ja autosid tuleb natukene tihedamas tempos. No nii, ja sealt siis poolakad paistavad. Ja see on auto number 19, Aron Domžala, Šaimon Gospodarčuk, Mitsubishi Lancer Evo 10-ga on nemad siis sõitmas. Ja kui me vaatame kiiresti, kus nad ralli üldarvestuses on, hetkel on nad siis 10. positsioonil, Domžala, Gospodarčuk ja 1.35,7. Ennem seda katset on nad kaotamas. Rainer Aus, Simo Koskinen, me näeme, et on ka pardakaamera siis läbi päeva selles masinas ja selles autos ning saame siis kaasa elada ka neile ja äkki isegi kuuleme, mida mehed seal omavahel rääkimas on. Ja Rainer Aus siis ralli üldarvestuses hetkel on 5. kohal ja omas klassis selles N-rühmas teisel positsioonile. No nii, ja nii pikaks seda pilti siis oligi sealt autost ja üks väikene hüpe ja see pilt hetkel siis eest ära kadus. Aga mehed on siia poole teel. Ja nüüd, kui helikopter on meil siit hetkel katselt lahkunud mõneks ajaks, siis saab ka
Delfi TV võttegrupp saata üles oma drooni ja äkki me saame siis Raineri kuskilt juba droonipildis taeva alt kätte, igal juhul hetkel teda veel tulnud ei ole ja nüüd näeme, et ka droon läheb üles vaatamata sellele päris tugevale tuulele, mis siin Otepääl sel nädalavahetusel on, aga õnneks, et on puhunud pilved laiali, hommikul täna siin kell 8 tuli ikkagi korralikult vihma. Ja sealt siis paistab, Rainer Aus tuleb ja teeb oma hüppe ka siin Alaküla trampliinil ära. Võtab üsna rahulikult seda hüpet ja loomulikult siin võib palju kaotada, mitte midagi siin eriti võita ei ole ja Aus Koskinen on läinud. No nii, ja katsume siis ka vaadata, et äkki juba hakkavad meile siis tulema ka esimesed ajad siit hetkel sellelt katselt. Ja hetkel meil ei ole veel ühtegi. Aga katse on pikk ka, nii et läheb natukene aega. Publikut on meeldivalt palju ja siit samast tulevad siis autod täna ka teist korda veel läbi. Nüüd sõidetakse siis pärast seda rüüjat sõidetakse veel Arula katse, millel pikkust 8,76 kilomeetrit ja pärast seda siis tuleb see rüüakatse kordamisele. Siis veel korra Arula, teine ka läbimine ja täna õhtu lõpetab siis Elva linnakatse, pikkust 1,66 kilomeetrit ja kell 8 õhtul on see algamas ning sellelt katselt tuleb ka Delfi TV-s taas otse ülekanne, kus me näeme siis sõitmas ka täna Ott Tänakut, küll mitte ralliautoga, aga ühe selle sama autoga, või asjaga, millega eile siis Georg Gross Tartu linnas publikut lõbustas. Ehk selle cross-kardiga või tänavakaardiga. Ja see saab olema kindlasti natukene jälle teistsugune vaatepilt. Hetkel me ootame siia vaate välja ja nüüd on droonipildis ta juba ka kinni püütud. Ehk sealt tulevad siis Takamoto Katsuta ja Daniel Barrett. Ja need mehed on rajal ja ilmselgelt need mehed armastavad ka hüpata. See käib jaapanlaste juurde. Ja Takamoto Katsuta vähemalt esialgu püsib ka sellel pikal katsel veel rajal. Tubli etteaste ja Jaapani poistil ju kahe peale kokku tegelikult ralli kogemust kokku 4 aastat, ühel 1, teisel 3 aastat, nii et see on kõva mees, see jaapalane, kui siin Lõuna-Eestis nüüd kohe oma debüüdil ka lõpuni tuleb, eriti arvestades mehe sõidustiili, mis on suhteliselt agressiivne, nii nagu jaapanlastele see kombeks ka on. Ja nüüd siis peaks tulema teine jaapanlane Hiroki Arai. Hiroki Arai läkski siit jah, et Katsuta on tegelikult juba ju raja ääres. Ja nüüd, kui on siis Hiroki Arai siit meie eest sõitud ära, siis peaks olema Raul Jeetsi kord. Ja kui sealt metsa vahelt on meile paismas, siis tõepoolest auto number 6, Škoda Fabia ja R5 istumise all ja Raul Jeets, Andrus Toome minna annavad.
ja Jeet siis hetkel on ralli üldarvestuses 6. positsioonil 53,7 sekundit temal. Asooridel, mis on siis Portugalis ja nii edasi. Ja paariliseks on tal siis Andrus Toom. Hetkeseisuga saame öelda, et vähemalt siit hüppelt on kõige kiiremini läbi läinud just Rainer Aus ja Simo Koskinen. Aga sealt siis Lukian Jukk, Sirmat siis Egon Kaur, Kajetan Kajetanovitš, kõik need mehed on veel tulemata. Ja kui nüüd Jeetse juba läks, siis järgmisena ootamegi Jaroslav Koltun on stardi nimekirjas. Ja Koltun on siis hoidmas ralli üldarvestuses 8. positsiooni ja kaotasid siis nad Araile pärast 5 katset vaid 0,1 sekundiga. Ehk arvata on, et keegi nüüd siin positsiooni vahetab või edumaad kasvatab, kas Arai suudab Koltuni hoida siis ka siin oma selja taga. Kõlab kui natukene uskumatult, Koltunil ju ka oma kodustel teedel rallisid selja taga on. Arai kruusarallidel teatavasti liiga palju sõitnud ei ole. Ja sealt autometsa vahelt paistmas on. Ning peaks sealt tulema siis Ford Fiesta R5. Ja nii nad on. Ja auto number 5, Jaroslav Koltun läheb siit alaküla trampiinilt lennades üle. Ja järgmisena polegi siis kedagi muud oodata kui Egon Kaur, Silver Sim. Egon Kaur sõidab siis uue kaardilugejaga, nagu sellest ka eile Tartu linnakatsel natukene juttu oli. Aga tundub, et koostöö on klappimaas kohe esimesest rallist peale. Ja parimad eestlased hetkel siis Egon Kaur, Silver Sim. On öelnud Kaur täna siin pärast esimest katseid, et oleks ka imelik, kui ta saaks vastu Lukian Jukile oma 10 aastat vanema masinaga. Aga hullu pole midagi. Kauril siis kaotust 15,4 sekundit hetkel ralli üldarvestuses 3. kohta ta hoidmas on ja natukene vähem kui 2 sekundiga edestab ta siis Kajetan Kajetanovitši. Ja tänase päeva sellel 5. katsel oli siis Egon Kaur 4. ajaga, kaotas siis Kajetanovitšile 1,8 sekundit, nii et see Kajetanovitšiga tal tõsine heitlus käimas on. Edestas sekundi täpselt Rainer Ausi. See pikk katse isegi, kui siin kõik sujub, siis võib selle N-rühma autoga sellel kiirel katsel päris palju korda saata. Ja siit on siis Kaur läinud. Ja kui me katkestajatest veel räägime, siis on raja äärde jäänud siis ka oma ukrainlasest sõitjaga Kuldarzik ehk Aleksei Tamrazov. Kuldarzik pani rajalt välja siis 3. kiiruskatsel, meeste endaga on kõik korras ja juurite arvestuses siis Kristjan Kelement, Timo Kasesalu on elektriprobleemide tõttu jäänud raja äärde 4. katsel. Ja Siim Blanki ja Marek Sarapuu, kes peaks siis tulema just nüüd pärast Egon Kauri, nemad siis tulemas ei ole, kuna nende auto sidur ütles üles see.
no nii, esimene aeg on nüüd vähemalt ka mulle siia jõudnud ja see on siis Maarendi aeg ja see on siis 17.33,3 ehk et see saab olema siis orientiiriks kõikidele teistele, no pole kahtlustki, et need ajad siin või see aeg korralikult üle sõidetakse. Aga me ootame pärast seda, kui nüüd Blanki ära jääb, me ootame siia juba siis väga kiireid mehi ja siis selle sarja hetke liidrid Kajetan Kajetanovitši Ford Fiesta R5-ga, Jaroslav Baraniga koos nad sõitmas on, Lotus rallitiim ja Kajetanovitš. Hetkeseisuga on siis rallil 4. kohal, küll aga sellel 5. kiiruskatsel näitas siis 3. aega, kusjuures kaotas ka Lukjanjukile vaid 1 sekundi ja selle katsel oli siis pikkust 10,48 kilomeetrit. No nii, ja meil tundub, et Kajetanovitš on ka pildis, nii et Kajetanovitš tuleb siia hüppesse, teeb ka väga võimsa hüppe ja täiega pärast seda edasi, nii et Kajetanovitš tundub, et on pärast väikest lõunapausi väge täis. Ja nüüd siis tuleb ka rohkem aegu, poolakas Habai on saanud aja 16.13,8, Kaspertšik 17.04,3 ja on kaotamas siis 50 sekundiga hetkel Habaile. Aga need ajad on kõik selline alles algus, me ootame sinna siis ka Eesti mehi, me üsna pea hakkame sinna ootama ka siis juba Kajetanovitši ja hakkame ootama siia hüppesse ei kedagi muud kui rallil tänasel rallil siis 2 kiiruskatset juba võitnud noor lätlane Ralf Sirmatsis koos Maris Kulšiga. Ka Ralfsil on siis tegelikult ju nii-öelda uus kaardilugeja, keda me ei saa uueks kaardilugejaks nimetada, see on tema endine vana kaardilugeja. Praegu see mees, kellega ta muidu sõidab, jäi siis ootamatult haigeks. Aga tundub, et Ralfsile eriti vahet ei ole, kes tal kõrval istub. Tal sujub kõigiga see töö ja Ralf Sirmats siis Maris Kulš on järgmisena siia tulemas. Ja selle katsega, kui see on nii pikk katse, siis võib juhtuda, et äkki isegi võetakse Lukjanjuk kinni, kui kõik korralikult sujub. Lukjanjuk on siis tänase päeva jooksul kurtnud natukene, et pikki sirgeid on liiga palju, aga et ta proovib sellega harjuda. Noh, eelmisel aastal ta ilmselt nautis seda, et oli neid pikki sirgeid selle Mitsubishi Lanceri Evo 10-ga palju. Ja Ralf Sirmats siis. Lätlane läheb siit ja läheb ka üsna hea rütmiga. Ja järgmisena on tulemas ei keegi muu kui ralli üldliider ja see on siis Aleksei Lukjanjuk ja Aleksei Arnautov. Ford Fiesta R5-ga on nad siis sõitmas. Lukjanjuk Arnautov tegid siin teste ka oma Evoga ja ütles pärast seda, et ega suurt vahet tegelikult ei olnudki. Ehk tehnilistematel katsetel loomulikult annab Fiesta R5 väikese eelise, aga siin seda nikerdamist on vähe ja selliseid täisgaasi sirgeid päris palju.
ja pärast seda, kui Lukjanjuk on läinud, siis peaks olema Jarabunit Daniel Trunkat, kes on siis ralli pooleli jätnud. Ja sellega on meil selle ERC1 klassi ja ERC2 klassi masinad tegelikult ju ka nähtud. Ja hakkavadki tulema siis juba juuniorid ja Nikolai Gräzin, Jaroslav Fjodorov peaksid sealt siis tulema, aga ärme rutta sündmustest ette, vaatame kõigepealt Lukjanjuki tuleku ära ja äkki me saame ka juba värskemat infot aegade kohta katse lõpust. Ja siit siis tuleb suur Eesti sõber Aleksei Lukjanjuk. Ja kas tuleb siis ralli tiitli kaitsmine tal välja või mitte? Põhimõtteliselt, kui mees ikkagi jõuab ralli finišisse, siis tavaliselt kõrgel kohal. Jõua ka. Ja siia hüppesse tuleku hetkel tundub, et on tal Ralf Sirmatsisega aeg samas sekundis. Nii et selle lühikese alguse järel siin midagi veel juhtunud ja toimunud aja mõttes ei ole. Aleksei Lukjanjuk siis samas sekundis, mis Ralf Sirmat, natukene kiiremad kui Eesti mehed, aga Jaan Poolakas. Aga tihe võistlus on meil mõnus ja kõik on 20 kilomeetrit lõpuni. No nii, juuniorklassis sõitjad tulevad ja nüüd on siis autode vahe 1 minut ehk et nüüd tullakse kiirema hooga. Nikolai Gräzin, Jaroslav Fjodorov tulevad siit hetkel oma Peugeot 208 R2-ga. Ja järgmisena peaks tulema siis juuniorklassi hetkel liidrid ja nendeks on Eesti omamehed Mikko Niinemäe, Martin Valter. Teisel kohal Mikko Niinemäe järgi, kes tuleb nüüd järgmisena. Ja Rainer Ausi lõpuaeg on ka hetkel minuni jõudnud. Selle katse lõpus Ausi aeg 15.48,1. Ja see ilmselt on juba siis selline aeg, mis jääb seal teistele meestele korralikult ülesõitmiseks. Vaatame ka seda, kas Jaapani poiss Hiroki Arai sinna jõuab. Aga Mikko Niinemäe on siin ja Mikko Niinemäe nii, ja hetkeseisuga tulebki siis informatsioon ehk mis natukene karta oli. Ehk et Arai McNeil on jäänud raja äärde ja väljasõiduga on tegemist, nii et Jaapani mehi meil enam tundub nii, et kumbagi sellel rallil kaasa sõitmas kahjuks ei ole. Vähemalt selline informatsioon siia hetkel on jõudnud. Ja kutid saavad siis rallit nautida juba pealtvaatajatena. Pärast Mikko Niinemäed tuleb Lukas Pienešek Poolamaalt, Opel Adam R2 on tema istumise all ja Bronislav Mazur seal kõrval istumas on. Ja siis peaks tulema ka selle sarja hetke liider Christopher Ingram, Elliot Edmondson. Ja nagu eile räägitud, siis Christopher Ingram ei ole tänavusel hooajal veel mitte ühtegi juuniorsarja rallit võitnud. Poolakatele muidugi tuleb hüppe eest kindlasti aplaus teha. Nii agressiivselt seda trampliini siin väga rünnatud ei olegi. Ja kui me Ingramist edasi räägime, siis Christopher Ingram tänavusel hooajal juhib küll sarja, aga on siis kõikidel rallidel olnud teisel kohal. Nii et ikka ja jälle on keegi, kes on suutnud teda alistada. Ja Ingram läheb siin.
ja nüüd ootame siis ka Julius Tannert, Jennifer Thielen, see on Saksamaa Luksemburgi duo siin sõitmas. Ja siis tulevad järgmised eestlased, need on Gustav Ruda, Ken Järveoja. Jennifer Thielen on nüüd selle alaviva trampliini siin alistanud esimest korda, aga nemad loomulikult peavad korra siis selle pika katse veel läbi sõitma. Ja on tulnud ka siis Raul Jeetsi aeg, Jeets kaotab Rainer Rausile nüüd 15 sekundiga sellel katsel, nii et Jeetsil ikkagi ei ole asjad liiga hästi. Ja siit siis tuleb meie paar ja see on Gustav Ruda, Ken Järveoja. Ja Jeets kaotab kokkuvõttes hetkel siis Ausile nüüd juba 39,4 sekundiga. Ehk Ausi aeg hetkel püsib seal 15.48,1 põhjana, aga üsna pea me saame ilmselt ka siis aja seal Egon Kaurilt. Ja loomulikult siis mida tegid siis Kajatanovitš, Sirmatsis ja Lukjanjuk. Järgmine juniorklassi auto on siit minemas. Need on siis Joonas Tokke, Jan Salo, Soome paar. Ja kui juniorsarja paremusjärjestusest rääkida, siis Niinemäe, nagu öeldud, on liider, Gräzin Fjodorov on teisel kohal, nende vahe oli vaid 2,5 sekundit sellele katsele minna. Ingrami kaotus oli siis 12,5 sekundit Niinemäele ja siis oli tulemas Marin Kriibel, kes ka hetkel teie ees siit läbi sõidab. Marian Kriibel oli mees, kes sai siis siin legendi kirjutamisel 1000 eurot trahvi, oli selle pärast äärmiselt pettunud, solvunud ja vihane. Ja siit läheb siis Kriibel läbi 0,7 sekundilise kaotusega Mikko Niinemäele, kes junioride arvestuses hoiab hetkel ka sellel katsel kuni siia hüppeli tulles liidripositsiooni. Aga siis tuli päris hea hooga läbi ka Kriibel. Ehk see kolmik Kriibel kaotas siis tegelikult omakorda Ingramile vaid 3 sekundiga ja nagu Mikko Niinemäe starti enne võistlust ütles, ai, kui siin tuleb nüüd korralikult esiotsaga vastu maad järgmine juniorklassi auto ja see on siis Alex Forström, Jukka Jämsen, no soomlased oskavad hinnata ilusaid trampliine loomulikult. Ehk see juniorklassi arvestuses võidu peale sõitmine saab olema küll väga-väga intrigeeriv kuni homseni välja.
aga siit võib olla üks pealtvaatajate jaoks võimsamaid hüppeid üldse. Ja nüüd on tulemas siis Ungari paar Christoph Klaus, Juliana Nürfas. Sõidavad nemadki siis juuniorite arvestuse ees, kui see auto number 32 tulema. Aga see oli auto number 31, nii et see on siis Marco Andre Monteiro ja Nuno Rodriguez da Silva. Kes selles klassis hetkel on, tundub, et viimasel kohal ja ralli absoluutarvestuses siis kohal number 34. Ja siit tuleb auto number 30 nüüd ja see on Alex Forström ja Jukka Jämsen. Ja katsume vahepeal vaadata ka veel, kas on äkki pandud meile veel aegu siia, et me saaksime siis öelda. Ja nii on, et Kajetan Kajetanovitši aeg on ka tulnud ja see on 1,1 sekundit. Sellise pika katse peale 1,1 sekundit kiirem kui Egon Kaur. Ja Kauri edu nüüd veel püsib, ehk ta edestab ikkagi Kajetanovitši kokkuvõttes 0,6 sekundiga. Ja Kaur võidab omakorda siis 11 sekundiga sellel katsel Rainer Ausi ja võidab 26 sekundiga Raul Jeetsi, nii et vahe Kauri ja Ausi vahel on nüüd hetkel juba 25,4 sekundit, aga Kajetanovitš oli näha, et seal on seda tahtmist pärast seda lõunapausi asju korralikult ajada ja Kajetanovitš on teinud siis väga hea selle pikakatse läbimise. 1,1 sekundit kiirem kui Egon Kaur, siin läks siis järjekordne juuniorite auto ja see on Dominik Broš, Peeter Tessinski. Ja no näha on, et nendel meestele on ikkagi õnne, et see auto siin jätkuvalt veel rajal on. Kes siis nüüd hiljem on meiega liitunud Delfi TV vahendusel, siis saame öelda, et see katse viis meil siis rajalt ära jaapanlase Arai, kelle juba 4. katsel oli tõsiseid probleeme ja tundus, et see auto seal juba on rajalt väljas, aga siis tõi tagasi. Aga nüüd on siis Arai selle seikluse siin lõpetanud ja natuke lühikseks jäi mõlema jaapanlase jaoks see ralli, ehk et palju veel sõita, kogemusi tulid siia hankima ja neid kogemusi tuli natukene vähe, ehk et liiga vähe aega olid nad rajal. No nii, ja veel on siis aegu tulnud ja taas on hetkel siis sõitnud võimsa aja Ralf Sirmat siis 15.32,9, see on täpselt 3 sekundit kiirem kui Kajetan Kajetanovitš ja on edu siis nüüd Sirmatsisel 12,7 sekundit Egon Kauri ees, 13,3 sekundit Kajetanovitši ees, 38,1 sekundit Rainer Ausi ees. Ehk siis esinelik, võime öelda nüüd, püsib sees sellel katsel. Rainer Aus on andnud päris palju ära. Kui me ootame ka nüüd Lukjanjuki aega ilmselt ja ehk see tuleb siis kiiresti taas ka siis N-rühma masinaid meie eest läbi tulemas ja see peaks olema siis Aleksandr Mihhailov, Normunds Kolkins. Ja
vaatame, kas nüüd kohe õnnestub saada siis meil siit ka kätte. Ja nii on, Lukjanjuk on tulnud ja Lukjanjuk on tulnud võimsalt, on tulnud 15.22,1 selle katsega, on siis 10,8 sekundit edestanud Sirmatsist ja kokkuvõttes on Lukjanjuki edu nüüd 17,6 sekundit. Oli arvata, et see pikk katse võib seda rivi nüüd vähe laiaks lüüa ja kui seal Sirmatsis Kaur, Kajetanovitš veel enam-vähem punti mahtusid, siis tegelikult nüüd on Lukjanjuk ikkagi teisest klassist ja sellel pikal katsel on asjad korralikult paika pannud. 17,6 sekundit siis Sirmatsise kaotus, Kauri kaotus 30,3, Kajetanovitši kaotus 30,9 ja Egon Kauril seisab ees tõsine tööpäev siin õhtu lõpuni välja, et Kajetanovitši oma selja taga hoida. See saab olema raske, kui mitte võimatu ülesanne, aga loodame, et Egon Kaur siis õhtul Elva linnakatsel saab ikkagi esimese täispäevast puhkama minna ikkagi poodiumi koha mehena. Lukjanjuk, Sirmatsis, Kaur hetkeseisuga siis esikolmik 0,6 sekundi kaugusel Kajetanovitš ja 55,7 sekundit kaotab nüüd juba siis Rainer Aus Aleksei Lukjanjukile. Ja seda siis pärast 6 läbitud katset ja korra siis sõidetakse täna see pikk katse siin veel. Jeets kaotamas 1.35 ja on hetkel siis 6. kohal, nii et Raul Jeets jätkuvalt siin oma kodusel rallil mitte kuidagi ei taha saada kõrgemat kohta, kui seda on 6. Aga ralli on veel pikk ja palju jõuab juhtuda. Siin läheb meie eest läbi auto number 38, kelleks on siis David Sultanjans ja Siim Oja, sõidavad siis nemad Citroen DS3-ega ja kui kõik peab paika, siis järgmisena peaks tulema Ken Tom ja Riivo Mesila Ford Fiesta R2-ga. Sellest rivist siis on kadunud ka Kristjan Kelement ja Timo Kasesalu, kelle auto elektroonika üles ütles, nii et Kelement Kasesalu on jäänud raja äärde. Ja sealt me juba metsa vahelt siis näeme Ken Tommi ja Riivo Mesilat. Hetkel on nad siis ralli üldarvestuses 27. kohal. Ja RC4 klassis, kus siis Mikko Niinemäe on seda rallit juhtimas, on Torm Mesila 14. kohal. Ja Mikko Niinemäe on sõitnud nüüd ka sellel katsel välja siis oma klassi põhjad. 17.04,4 Kreasinit edestavad 1,9 sekundiga, mis on ju väga tore uudis ja siit läksid nüüd siis Kennet Sepp, Tanel Kasesalu ja jääme nüüd siis ka juunioride sarju aegasid siia ootama. Ja mida just teeb Ingram sellel pikal katsel ja kas ta suudab sealt vahet vähendada siis Mikko Niinemäega, nagu öeldud, vahed on väga väikesed. Kreasin võitis siis selle 5. katse 4,1 sekundilise eduga Ingrami ees ja Niinemäe oli seal 3. kaotas vaid 4,4 sekundit ehk ja Ingramist maha 0,3 sekundiga. Ja Kriibel kaotas 0,1 sekundiga sellel 5. katsel omakorda just Mikko Niinemäele. Ja see tegi siis selle rivi väga ühtlaseks ja põnevaks, ehk et esimesed 4 meest mahtusid 15 sekundi sisse. Niinemäe siis vedas seda juuniorite sarja sõitu siin 2,5 sekundilise eduga Kreasini ees, Ingram kaotas 12,8 sekundit, Kriibel 15,7 sekundit. Ja vast me hakkame nüüd nägema neid aegu ka ja sealt on siis Pieniasek ka saanud ajakirja ja see on siis 17.22,1 ehk et poolakas oma Opel Adamiga
just kõrges mängus kaasa ei tee. 17,7 sekundit on tal hetkel siis sellel katsel ainuüksi kaotust ja kaotab Niinemäele 43,8 sekundiga. Nii et Mikko Niinemäe on tegemas juunioride arvestuses väga suurt sõitu ja loodame, et ka selle pika rüüa teise katse läbimine talle probleeme ei tekita ja me saame siin näha tänase päeva lõpuni ja ka homme veel võib-olla meie mees siis juunioride sarja võitjana. Igatahes hetkel Mikko Niinemäe kindlalt ja stabiilselt on tulnud. Nii, ja Ingrami aeg on ka ja Ingram kaotab veel juurde, ehk et Ingram on tulnud ka üle finišijoone ja on ka sellel katsel siis Ingram hetkel kolmas, nii et Niinemäe kui 5. katsel andis natukene ära, siis võtab siit ikkagi, tundub nii, et nüüd selle katse võidu päris kindlalt ja 7,4 sekundit kaotab Ingram sellel katsel Mikko Niinemäele ja kokkuvõttes on Niinemäe edu siis selle juunioride arvestuses Euroopa meistrivõistluste liidri ees 20,2 sekundit, nii et ei ole Ingramile ka siit Lõuna-Eestist hetkeseisuga seda võitu veel paistmas mitte kusagilt, nii et tuli siia küll mõttega, et äkki siit nüüd õnnestub tänavuse hooaja esimene võit ka võtta, siis hetkeseisuga 20,2 sekundit seda just väga nagu ei luba. Niinemäe 4,4 sekundit kaotab siis Gräzin talle. Sealt on tulemas meile järjekordne sõitja ja see on auto number 43. Iisrael on selle mehe nii-öelda esindajariik. Sergei Uger Aleksander Korniloviga sõidetakse siis Mitsubishi Lancer Evo 10-ga. Ja üsna pea siis saab see rivi otsa ja me näeme ka ära Open klassi sõitjad. No Open klassis on asi selge, kui seal suudab Martinas Samsonas Mindaugas Varsa oma BMW MX3-ga lõpuni tulla, siis teistel seal eriti midagi küsida ei ole. See 4-veoline BMW on väga-väga võimas auto ja saab Samsonas selle hullumasina ohjeldamisega päris korralikult ka hakkama. Hetkeseisuga on tema edu juba siis teiste leedukate ees, kes sõidavad siis 2-veolise BMW-ga ei rohkem ega vähem kui 1 minut ja 18,5 sekundit. Ja siit läks siis auto number 44. Ja see on Aleksander Kudryatsev, Anna Zavrežinskaja, Peugeot 208 R2 nende istumise all. Gustav Kruda, Ken Järveoja on hetkel hoidmas siis pärast 5 kiiruskatset juunioride arvestuses 6. positsiooni. Kaotust oli neil ennem seda katset 27,1 sekundit Mikko Niinemäele, aga vaid sekund kaotati siis sellele poolakale Pienaszekile ja 12 sekundit kaotati Kriibelile ja vaatame, kas on ka äkki Kruda aeg juba meile siia tulnud ja on. Kruda on teinud päris tipp-top sõidu, igatahes Pienaszekist on ta saanud mööda ja on saanud mööda 0,2 sekundiga. Nii et Kruda Järveoja on hetkeseisuga sellel rallil tõusnud koguni 4. kohale. No nii, seal läks taas vähe pikaks see kurv, seal auto number 46, Artur Muradjan, Pavel
Šelebajev sõidavad selle Renault Clio RS-iga siin ja Venemaa ekipaaž jääb napilt siia rajale hetkel püsima. Ja sellega peaks olema nüüd see rivi nüüd lõppenud ka ja me hakkame ootama nüüd siis Open Classi masinaid siia, kust esimesena peakski tulema siis see hullumeelse masinaga leedukas Martinas Samsonas. Ja on siis tänaseks need Open Classi masinad läbinud 3 katset, eilse linnakatse ja täna siis kõigepealt hommikul see Gengu esimene läbimine, millel pikkus 14,53 kilomeetrit oli. Selle siis Samsonas Varsa võitsid 41 sekundiga ja seda lätlaste Martin Šeški ja Reinis Vilsonsi ees. Ja sõitsid siis Open Classi sõitjad täna ka läbi selle Saku Raiga esimese katse, 10,48 kilomeetrit oli sellel pikkust, Samsonas Varsa ka seal väga-väga kiired. Ja sealt läksid siis rajalt ära, ehk üks katkestaja on selles klassis nüüd olemas. Ja see on Venemaa paar numbri all 55 sõitnud Vadim Kuznetsov, Roman Kapustin oma Mitsubishi Lancer Evo 8-ga nad rajalt välja sõitsid. Ehk hetkel siis selles klassis on külalised Leedumaalt hõivanud 2 parimat positsiooni, kui Samsonas Varsa on liidrid, siis teine Leedu paar Egidius Valeisa Povilas Reisas on sõitmas teisel kohal ja kaotavad nad hetkeseisuga siis oma kaasmaalastele 1 minuti 18,5 sekundiga. Aga kui Samsonas läheb oma teed, siis tagantulijatel on seal omavahel seda 2., 3., 4. kohta, 5. koht, ka 6. koht on tegelikult 30 sekundi sees, alla 28 sekundi sees. Nii et siin on veel rallit sõita küll. 3. kohal on hetkel siis lätlased Martin Šešk ja Reinis Vilsons ja siis tulevad juba ka Eesti poisid ja eestlastest parimana BMW M3-ga 2-veolisiga küll on sõitmas numbri all 57 Gert Kull, Toomas Keskküla ja on nad hetkel siis oma klassi 4. ja 1.37 kaotust liidritele, aga 15 sekundit jäävad maha vaid Šešk Vilsonsist ja siis numbri all 59 see Lada Kalina, mida ka meile seal Tartu linnatänavatel nägime, pusib vapralt siin Otepää metsade vahel ka ja seda Lada Kalinat siis on ohjamas Karl-Martin Volver, Margus Jõerande ja nemad on siis hetkel Open Classis eestlastest teised, aga kokkuvõttes 5. ja kaotavad omakorda siis Kull Keskkülale vaid 7 sekundit. Mitsubishi Lancer Evo 6-ga on peal siis numbri all 62 taas Eesti paar, kelleks on Mart Tikerberg, Andres Preide ja 4-veolise masinaga siis tegemist on. Ja stardinimekirja järgi just peaks olema nemad, kes sealt stardirivist teisena tulevad. Ja sellel päeva viimasel katsel, mis Open Classile oli, see oli see 3. katse, on siis 10 sekundit ajatrahvi ka määratud. Tikerberg Preide on saanud 10 sekundit ajatrahvi, siis India võidusõitja numbri all 54, Zanjai Takale ja Mike Young on uusmeremaalane, tema kõrval istumas, on saanud siis ka 10 sekundit trahvi ja hetkeseisuga on nemad selles klassis eelviimased ehk 8. kohal. Ja 10 sekundit on trahvi saanud ka Volkswagen Golf
2-ga kihutavad Eesti mehed. No võib-olla kihutamine on natukene avansiga öeldud, igatahes golfimehed Raigo Reimal, Magnus Lepp on saanud ka siis 10 sekundit trahvi, aga nende jaoks 10 sekundit nüüd võib-olla liiga palju ei tähenda ka, sest nad kaotavad hetkeseisuga juba 16 minutit, 23,7 sekundit Samsonasele ja kaotavad eelviimasele India poisile Takalele juba 13 minuti ja 10 sekundiga.